tänase kohtumise kohtunikud on siis Grigori Ošopov. Mõlemad võistkonnad on mängeid vahetanud. Kuidas lahendab Taanja ja Sander Taan annab sööduvärava alla ja Kaspar Kimmel lööb Rõuge Saunamaa esimese värava. On probleeme Jõgeval selle parema poole kaitsmisega. Ja nüüd 2-1, 2-2 ja Jõgeva viigistab seisu. Mängivad hästi sööduga läbi ja saab 1-1 nüüd. Margo Parkala viib Jõgeva Vulsi 2-1 juhtima. Tsippas hästi palli üle Vassilenko. Mängu Mitrofanov. Laurits. Aga Kaspar Kimmel teeb kõrget survet. Ja nüüd on Vassilenko palli vahel. Mis toimub? Aga ei. Jõgeva kolmas. Läheb siis nüüd nõuab Rõuge tiim nurgalööke, aga kohtunik seda ei näe ja nüüd Tauri Laurits poolelt väljakul. Kas oli üldse puude sellel Jõgeva neljandal? Nüüd Sven Karu, röögi võimalus ja skoori. Jõgeva läheb 5-1 juhtima. Meil nüüd ei saa palli omaks, astub kehvasti palli peale. Ja lööb Sven Karu, seisuks siis 6-1. Ja Rasmus Alles lööb Jõgeva 7. Kubasjuk jalaga tõrjub. Sven Karu saab 1-1 ja Sven Karu poolt kolmas, viib Jõgeva 8-1 juhtima. See on frustratsioon, kiirustamine, kiire tulemas ja nüüd väga kõva värav Margo Parkala poolt. Lati põrkest sisse, Ruusamäe lükkab kannaga edasi, Tillemann, Ruusamäe. Ja Vainula saab 1-1 ja lööb Rõuge teise värava. Nüüd Sven Karu ja värav oli tühi ja Salandu lõikab palli vahelt ja jäi veel mängu pall. Nüüd tuleb Jõgeva rünnakusse. Mitrofanov 1-1 ja tsippab sinna küljevõrku. Kohtumine lõppes siis Jõgeva Vulsi 11-2 võiduga.